Siin me näeme nüüd partsiaalproteesi. Minu juurde jõudis ta selleks, et teha nüüd siia niisugune töö nagu, et eemaldada need klambrid. Nii, siin on nüüd näha, et hamba lisamisel või siis juba kohe on tehtud mittekorralik töö ja jäetud siia sisse poor. Nagu ma rääkisin, jaanipäeval söödud toidumahl on siin sees jõuluni ja jõuluaeg söödud toidumahl jääb sinna suveni. Siit me näeme veel ülevalt. Mis siin veel siis ei ole nagu professionaalselt tehtud? Hambafissuurid on lastud siledaks. Kui me võtame seda hammast antagonistile vastavaks, siis me ei tohi neid pindasid käiata siledaks, vaid peame punkti haaval ja jätma siia need sooned ja kõbrukesed ja lohukesed, et see hammas pärast ka sööks. Juhul, kui see on niisugune nagu lennuvälisile, siis see hammas ei söö, ta ei täida oma funktsiooni. Kosmeetiliselt on ta küll kena, aga füsioloogiliselt null. Nii, siin me nüüd näeme, et selle inimesel on olnud ka eelnevalt klambrid. Nii, ja need samad klambrid, mis on mitte korrektselt tehtud, on söönud ära siit hamba ja nagu näha ka siit. Ja nüüd mudeli pealt oli näha, et see asi läheb totaaliks ümber. No, siia tuleb nüüd 2 hammast kindlasti juurde panna ja et inimene saaks nii kaua, kui tehakse totaal, uus, saaks nendega veel ikka enam-vähem olla. Siin on muidugi näha poor, kuhu on sisse läinud jälle toidumahl. Siin on nüüd minu tehtud töö. Kõik need fissuurid, kõik vaokesed, lohukesed, kõbrukeste kõrgendused, kõbrukeste vahelised lohud, kõik tuleb välja töötada ilusti puuriga. Siis on meie töö korrektne. Nii, siin me nüüd näeme ka jälle seda klambert. See sisepind peab olema väga-väga heas kontaktis hambaga ja ta peab olema väga-väga poleeritud. Siin me näeme, need on nüüd kiiruga tehakse hästi kähku mingid klambrid valmis, aga mis ei vasta hambale ja resultaat näete siin. Hamba kohal on 0. No siin on nüüd see sama töö külje pealt. Klamber on viidud siia üles äärde välja. Mis on veel sellel tööl halvasti? Need hallid mustad täpid. Nii. Lähme nüüd siia järgmisele pildile. Näeme, et need on siin sees. Neid muidu kätte ei saa, kui tehnik peab nad lahti puurima, sest harjaga need ära ei tule. Need on imepisikesed poorikesed, mis korjavad sisse toidumahla. See sama jutt ikka. See, mis sööd suvel toidumahl läheb siia sisse, on seal ka talvel, on järgmisel suvel, ülejärgmisel suvel, nii kui see asi siit ära likvideeritakse. Klamber on toodud siia üles äärde. Juhul, kui nüüd arst näiteks suhupanekul puuriga puutub siia klambri vasta ja laseb natukene rohkem, on varsti see klamber siit katki. Samas veel ta takistab, ütleme, kui siit see hamba tipp läheb nüüd ilusasse, ma joonistan nüüd lihtsalt niimoodi, et teil nagu meelde jääks, ta peab minema täpselt ülemiste hammaste vahe kohta. Ja nüüd, kui see klambri saba segab meil seda, siis me peamegi tegema nüüd niisuguse ebamäärase tasanduse siin. Ja see hammas üks asi kosmeetiliselt ei ole ilus ja teine asi, kui ta jäetakse samamoodi nagu siin näha on, siledaks, siis ta füsioloogiliselt ei ole ka kõlbulik. Ta on lihtsalt koha täide, et seal ei ole musta auku hamba asemel. Sellel pildil siin on nüüd võrdluseks toodud fissuurid,
kõbrukesed, kõik tuleb ilusti välja töötada peenete puuridega ja siis ära poleerida, siis on see hammas füsioloogiliselt ja kosmeetiliselt omas paigas. Siin on nüüd näha ka, mismoodi on viidud need klambrid. Nii, see klamber on viidud nüüd siit, selle hamba alt, tuleb siit ringiga alt läbi ja läheb selle hamba alla. See on tähtis sellepärast, et ta annaks sellele hambale tugevuse, sest see on üksik hammas siin oma hammaste vahel. Ja juhul, kui patsient nüüd peseb seda proteesi ja juhtub niimoodi, et kukub näpu vahelt midagi maha. Ja kukub see vast kas kraanikaussi või vannitoa kahhelkivi põranda peale ja kõpsti on see hammas siit küljest ära, on patsient õnnetu, teil jälle tööd kaelas. Nii, siin on nüüd, see klamber on nüüd siit tagant molaari juurest tuleb, siis see saba läheb siit alla, siit tuleb läbi baasise ja läheb siia selle lambale all. Siin sellel pildil on nüüd see nagu rohkem nagu näha.